et armastuseks toimida, siis võib niimoodi vaadata, et sinna vaja päikest ja kuud. Isi, piitsa, ema, paid, eks. Et päike on selline eneseületus, distsipliin, võidud, kuninglik energia. Kuu on chill, pai, mõnus, mugavustsoon, kõik on hästi, kõik on igavene, hing on igavene. Ja siis, kui meie nagu see universumi lapsed või kodus ka lapsed peaks saama siis mõlemat energiat, et kui ainult M-energia on, siis me läheme liiga roosaks, ma annaks ära ja viitsi üldse midagi teha, mõtlevad. See mugavustsoon teeb nagu 1-0 ära. Aga kui on issi piits ainult, eks siis väsid ka ära, et kogu aeg peab mägesi vallutama, vahel tahaks puhata ka ühe hetke. Ja seda suurt elu vaatad samamoodi, et kuidas elu sinuga räägib, et protsentuaalselt tegelikult, kuidas kellelgi hetkel või ma ei tea, karmaliselt. Aga üldiselt nagu enamus aja nagu emapai. See, et sa hingad, see, et sa näed sinist taevast ja sul on maitsed, söögimaitsed, lõhnad, ilusad helisad kuulata, varese laulu näiteks. Et need meeled ja keha ja kõik Jumal pakub nagu hea meelega meile nagu selliseid naudinguid ja elamusi, aga me võtame seda muidugi iseenesest mõistetavalt, me oleme sellega harjunud, aga tegelikult on tema, kes kogu aeg meile võimaldab tema emalik armastuse energia või Radharani võib nii öelda või Parvati emake loodus. Radharani algne jumalanna. Et ja siis kui tuleb isa energia, siis ega isa ei vihka meid. Hea isa ta lihtsalt ütleb vahest, et poisile või tüdrukule, et davai, et nüüd natukene lähme välja, et liiguta ennast, eks ju. Et see on nagu head uudised, et armastus toimida saaks vaja mõlemat päikest ja kuud, eks ju. Sellist head paid ja siis vahepeal ka natukene, keegi annab jalaga, eks ju. Et kui me nagu lähme liiga nagu laisa poisi rolli või. Et niimoodi võid vaadelda nagu kogu elu. Et kuidas Jumal, kui ta on teadlik endast ja sina oled teadlik endast, et sellist asja ei ole, et Jumal on siin vähem või ta on vaimses maailmas ainult. Jah, ta on vaimses maailmas ka Krishna Loka algse isiksusena. Aga see ei tähenda, et ta siin on vähem on. Kõik on tema keha. Tal on erinevad kehad, erinevad energiad ja ta on ise oma teadusega ühendatud, nagu meie oleme, eks, et ma ei ole päris see varvas, eks ju, aga minu teadus on varva otsas, et see läbi siis vere ja närvisüsteemi ja ma tunnen, eks ju, et läbi vere läheb see teadus, hinge, nagu päike särab, eks ju, et päike ei ole oma toas, aga päikse valgus võib olla toas. Samamoodi ka meie teadus on kogu kehas laiali. Samamoodi ka Jumal on siin ja praegu, et tema piitsa präänik, eks ju, päike ja kuu on siin kogu aeg. Et me küll püüdleme, meil on selline tunne, et kirikus on teda rohkem, püha nime kordamises on teda rohkem, vaimse õpetaja juures on, kes on valgustunud, eks ju, meist eespool, tema juures on nagu rohkem jumalikku, eks ju, jah, nii on ka. Aga see ei tähenda, et kui me ei näe ega tunne Jumalat, eks ju, oleme kuskil väljaspool, ütleme, kus ei ole need ilusad, säravad armastust täis tingimused, see ei tähenda, et seal nüüd ei ole nagu Jumalat, et Jumal ei märka seda, et teadusele kohale, et see on tegelikult väga sügav selline transcendentaalne kvantfüüsika, et need on head uudised.